No tšau. Mis päev on? Laupäev. Laupäev, laupäev, 3. mai. Ja tuul veidi sega, natuke on tuuline. Eile õhtul oli muidugi siin Tartus üksjagu vihma, äike möllas. Igal pool Eestis oli eile äike. Ma nägin, et ta sealt kuskilt Saaremaalt tuli. Aha. Seda mingil hetkel nägin, et Saaremaal oli. Näete, süüdistabki teid saarlased. Nii on, nii on. Jah, muidugi. Mis sa ütlesid? Kas me lähme nüüd kloostrisse? No jah. Miks mitte? Näed, juba tahab mind kloostrisse ära panna. Saaks aga minust lahti, jah? Kuule, aga sina nagu rohkem mehi näha, et ma arvan, et see munga kloostr pigem ühed sina. Mina lähen siia. Sisterslased. Sistertslased. Oi jah. Küll on keerulised sõnad. Siin pidi mingisugune matkaradaga olema, millest ei tea mitte muffigi, isegi kaarti ei näinud, nii et... Äkki see 500 meetrit. Mis asi on 500 meetrit? Matkarada. Seda me ei tea. Me võime nii palju puusse panna, kuna see on nii vana matkarada, siis me võime siin lihtsalt 500 meetrist ka 5 kilomeetrit välja võluda, teadmata, et me seda tegime. Aga jah, nii-öelda siin peaks olema siis kloostri varemed, ma arvan. Plaanid on täna väga mitmekülgsed, et ega me ainult selle alaga siin ei piirdu tõenäoliselt, et ma isegi ei tea seda, kas meil tuleb nüüd 1 video või 2 videot, seda ka aeg näitab. Sest mõtteid, plaane, projekte on küllaga tänaseks. Tulime autoga ja kindlasti meil on uusi asju vaja ära katsetada, et me ööbime ka. Ja nüüd vaatamegi. Ma isegi võtsin, meil on mõlemal seljakotis aegunud MRE-d. Mina ei ole selliseid asju kunagi söönud. Nii et ma mõtlesin, et ma ei julge MRE-d kohe, mis on aegunud, võtta matkale kaasa. Kui lööb kõhu punni, siis mul ei ole seal matkal midagi muud süüa ja kui mul soolikad on tühjad, kõht on punnis, pean sööma seda loperaviidi ja mitte midagi, vesi saab otsa, no mis matk see on, ühesõnaga peab ära katsetama selliselt tohutult ja kui MRE-d ära maitses, üle tähtaja läinud MRE, siis võite meil edaspidigi neid saata, et siis me lähme juba kindlamalt pikemale matkale aegunud MRE-ga on ju. Oi, näed, ta loeb ikka väga hoolsalt. Noh, juba võssa kasvab. Nii, nii nüüd vanade matkaradadega on. Aga jah, siin siis pikka aega õitses siis õnnis munkade elu. Tippajal ega munkasid palju ühte katus alla ei lastud. Või 40 munka oli tippajal siin toimetamas. Munga elu pidi olema hästi kasin, hästi vaene ja hästi sõnakuulelik. Et mis seal ikka. Väga populaarne ta vist tänapäeval ei ole. Aga tol ajal oli tõenäoliselt trendid teised. Aga ei, nalja nendel teemadel ei tee. Ajalugu on alati värvikirev, sisukas. Ja ega kui ei teaks, siis ei oskaksidki mitte midagi vaadata. Kes siis ära hävitas selle? Kes ikka? Ma saan aru, et siin on põhiliselt venelaste poolt hävitatud. Mitte siin nüüd eelmine sajand, vaid varem. Liivisõja aeg ja varasem aeg, 12 sajand, 13 sajand. Et see asi siin toimis vist 16. sajandini, jah, umbes. Üks suurem osa sellest kloostrist on lihtsalt laiali tassitud. Siin on ju kõik on maakividest ja Tartus ju kõik seal Toomemäel ja väga palju vanalinna neid hooneid on ju maakividest. Ja kust siis maakive saadi? Kõige lähem oli siit. Ja, muidugi, Emojõgi on kõrval. Sealt on hea parvetada. Ütleme nii, et siin siis oli kloostrielu. Kui ei teaks, siis ei oskakski näha, mis siis võis kõik olla ligi 800 aastat tagasi. Esimesed kanded. Okei, näed, siia mingisugune
sild ehitatud, see sild näitab ära juba. Igaks juhuks läheks ühe kaupa. Äkki läheks üldse? Mine. Ma filmin, kuidas sa... Nii, laudis on pehkin. Aga tundub, et hüppama ma ei hakka. Hästi ürgne, hästi selline huvitav. Ega jah, meil on vaja nagunii täna leida üks koht ööks. Et tänane mõte ongi ilma lõkkeplatsita nagu kuidagi toimetada, sest kuidagi see varustus on täpselt sellised kujunenud, et kõik on olemas. Ja noh, samas ega neid lõkkeplatse ka nii kuhjaga ei ole siin kandis. Näed, kivid. Väga ilus. Väga kena. Roni ka nüüd natuke. Näita, mis sa oskad. No näed, oskad küll. Oskad küll? Ega siit üle ei saa. No saad küll. Aga no mis siin ikka, siit näeb ära juba selle, mida vaja, et seal on ehe näite sellest, kuidas mungandus võib alla käia, kui asjaga ei tegeleta. Et kunagi oli kindlasti siin suur uhke kloostrihoone, et natuke sai sealt plaani pealt ettekujutust, aga noh, nüüd on nagu Vene see katus, eterniitkatus on peal sammalt täis, mingisugused latid löödud, noh, eks ta selline on see tänapäevane elu. Vaatame nüüd sinnapoole, kas siit näeb jõe äärde ka. Üks kalamees siin täitsa ära vajunud. Ahah. Kuule, sa mainisid midagi, sa kirjutasid forelli sai siit või? Ei, kerestikuline koht on, aga kerestikulises kohas on ju forellid. Jõekat, jah. Jõekat võib küll saada. Jah. Mingites soppidest. Okei. Tundub jah sellise moodise olemine siin. Ma arvan, et siit on päris vahva kanuuga ja kajakitega ja väga kena. Ta on üsna madal. Et ega siit väga ei tohi sõita millegagi. Ega kloostri värgist ei tea enam midagi, aga huvitav on niisama ka. Ohoo. Assoo. No see on nüüd see patuste keedu pada, jah? Ja. Kõik patused hinged toodi siia. Siis neid patuseid hinge oli nii palju. Tänase päevani see keeb siin. Ja. Neid on võtku juurde. Ülevalt poolt vooluga. Siin nad keedetakse ära. Ja siis puhtad hinged lähevad siit edasi. Ja sealpool oligi see kloostriala. Et seal siis mungad vaatasid kõik üle veel. Tänapäeval vaatavad kalamehed. Ja, orsakabjad õitsevad. Väga tore. Jah, siin on nüüd nii-öelda tore saarekene matkalistele, kes lähevad paadiga, väikse puhkuse, väiksed toolid kaasas, paadi kuskile siia otsa, paadiga matkajatele ja siis einestad. Miks mitte? Noh, mis sa otsid? Ega ma vaatan suguakti. Suguakti vaatad? Okei. No jah, vaata. See juba segasid ära. Ahah. Ossoo, kus terve see, mis see on, mis see oksad need siin on, kõik on neid martiklasi täis. Kõik puud. Et kes oskab kommenteerida, kas see on nüüd nagu mingisugune pulmatantsu pärast siin, et vaja kõrgele ronida ja siis kui õige partner sinuni jõuab, siis ongi see õige välja valitud, kui ei jõua, siis ei ole. Või siin on mingisugune muu põhjus, et kas mahlad on liikvel, et tahab mingisugust nektarit juba. Ei tea. Andke teada.
jah, natuke on veel jälle kive siin. Natukene kuskilt leiab neid jäänukeid. Näete, siin on. Eks siin ikka nii käib, kui kõik laiali taritakse, ega siis neid rohkem ei olegi. Vot. Aga vaat, kus on siin tegelikult ilusad sopid. Ahah. Kalameestele püügiks siin isegi hästi lame. Saab telgi panna vastaskaldal. Päris mõnus. Ja üpriski huvitav. Ega ma ei tea, kas see on nüüd see matkarada enam, noh, siin näete kopraaugud. Kui on kõrgem hein varsti, siis ei saagi. Ettevaatlikult peate jõe ääres kõndima, kunagi ei tea, kui need kopraaugud võivad saatuslikuks saada. Aga see on küll jama, kui selline pudel on. Katkine pudel on niimoodi. See on nagu nuga metsloomale. Et on nugasid veel, jah. Vaata, õnneks on mul tegelikult prügikott kaasas. Kuna nagunii see. Täna ongi muide. On või? Täna on. Ahah. No, siis teeme natuke talge ka. Mul on alati neid saiakotti kaasas. Need on head tugevamad, saab sinna sisse korjata. Võta mul siit piklipust ülevalt. Suurem kott ka. Kui kellel kassid on, siis teate, et teil on tõenäoliselt selliseid kotte rohkem kui vaja. Ilmselt koeraomanikud teavad ka. Ja sisse peab vaatama, et väiksemad killutsed nüüd välja ei kukku, aga nii hull ei ole. Vähemalt suuremagi. Paneme siis need siia ära. Ettevaatlikult pärast ära visata. Noh, nii ta on. Vaat. No. See on ju kork. Tohi. Ujuk. Ei tea, kas ta läheb viipin tõngeni või? Kus see tamiil läheb? Täitsa tugevalt maa sees. Väga huvitav. Tõmbame. Vene korke, neid mul on. Ja, need on täitsa head korgid. Oota, näed, tal oli otsas ka ju tina ja... Okei. Konks isegi. Vot, täitsa mõnus. Ma ei tea üldse enam, kas me oleme selle raja peal, mis kunagi siia loodud. Kes teab seda kanti ja teab seda rada nagu algsel kujul, siis jälle olete oodatud nagu jagama materjali või kaarti või et siis on hea nagu võrrelda, et ma tean, et Eestis on üksjagu sellised radu, mis on unustusse vajunud ja igalt tark kustutatud ja ei hooldata, ei tegeleta, aga neid on põnev avastada. Neid on põnev avastada, jah. Võite jagada meile, kui keegi teab mõnda rada, mida võib-olla enam praegu ei kasutata. Ja, kui teil on koordinaate, mida kommentaari taha panna, et nii-öelda salapäraseks ja siis meie just võiksime minna avastama, siis saatke mulle kiri vilja.viljasoo@gmail.com. Pange Facebooki, vahet ei ole. Kätte saame ikka. Korjame siis nii kaua prügi. No ikka kalameeste prügi on siin. Et siit saab edasi isegi ka minna ja vaatame, kui pärastpoole proovime üles leida veel seda kloostriala. Et võib-olla panime mingisugusest olulisest sümbolist objektist mööda, mida võiks teada. Ja varsti kindlasti hakkame sööma ka hot. Aga nii kaua tuuseldame veel. Et siia on tõesti hea tulla õngedega. Täitsa praegu hea ette vaadata. Ja ma hakkan juba kahetsema, et me täna ei kaasa ei võtnud neid. Ahah, ja. No näete, jälle mõnus selline kopra hulge. Tuul, ootan, enne ei räägi. Ei, näed, Kelly avastas huvitava asja, et kui oled kalamees ja hästi palav on ja sa paned õnge sinna vette ja ootad, noh, tonka õnge näiteks ja hästi-hästi palav on ja midagi ei ole muud teha, kui oodata, siis on siin sellised mõnusad sopid. Saan aru, et siin on muda, see ravimuda ja vesi. Ja kujutage ette, nüüd palav ilmaga roniti siia sisse. See ei pea olla. Mis? Eeldusel, et ta külm on, siis kindlasti. Aga jah, siin ettevaatlik olema. Siin on need augud.
ega me ei teagi enam. Vot see ongi see, et tuled nagu rajale ja tead, et sa tuled mingit ühte asja siia vaatama, ühte rada otsima ja tegelikult jõuad sa hoopis uuele teekonnale, mille peale kodus ei tule. Et vahest ei saagi kodus kõik ette mõelda, te võite mõelda koha, et tulen vot siia kohta, aga siit, mis täpsemalt edasi saab, no ei ole mõtet kodus sellega vaeva näha, sest sa ei saa kaardi pealt aru. Seda ei ole võimalik lugeda, et kas ma nüüd kõnnin nii kaugel või naa kaugel, oi, see on üks huvitav põõsas või see on üks huvitav mätas, sopp, mis iganes. Seda kaardi pealt ei näe. Nii tuleb ise kõndida ja lasta plaan olla ka vaba. Mis sa leidsid? No, õige mees vaatab juba kuuse varakult valmis. Mitte endale, oma linnale, noh. Kodulinnale. Mis see siit siis ära pole viia. Aga ei, vaata kui ägedest ilusasti. Need käbid on praegu nii pisikesed, armsad, punased. Vaat, väiksed detailid jälle siin kevadel. Ärge jookske kiiresti läbi, vaadake, jälgige. Väga palju huvitavaid asju näeb. Oi, palju siin tõlisid on. No jaa, väga viljakas. Siit tuleb palju käbipoisse ja käbitüdrukuid tulevikus. Ainult, et need siin ei mahu kasvama vaeseki. Noh, näed, leidsin veel ikka prügi ka. Tegeb ikka asja juurde. Ma arvan, et suur vesi on ise toont lihtsalt. Jälle teeb lömmi ja läheb kotti jälle. No vot, vaata, kus on koprad kõik ära teinud. Kõik põõsad on kenasti ära näritud. Puhas töö. Nüüd on ohtlikud tükkad on jäetud. Ega see ongi inimeste jaoks on siia nad jätnud selle, et hoidke eemale. Meie territoorium. Sa enne midagi näitasid, aga no vaata, kus siin no, see on vaenlased, kui tuleb vaenlane siit mööda jõge, noh. Need on need, ütleme, tankitõrjehambad, vaid selle dessanditõrje, noh. Dessant siin maabub, siis koprad on juba hoolitsenud selle eest. Kõik on siin valmis. Nii et Ammejõe frontäär on kaitstud. Raporteerime. Koprad, kompanii, kobras on kõik ära teinud. Kõik on kontrolli all. Jah, ühesõnaga, meie nüüd kaua teid selle jalutamisega ei kiusa enam. Ma arvangi, et me otsime nüüd ühe koha. Teeme selle MRE ka ära, aga mul ka kõht juba tühjaks ja ma hommikul sõin head suppi. Ühesõnaga eile Kelly tegi hakkliha kapsasuppi, aga meil ainult hakkliha ja kapsas oligi. Kõik kartul ja porgand ja muu, mis selle supi sisse taas käib, ei olnud kodus, ei viitsinud ka, et tegimegi kergema supi. Et oli ainult kapsas, meil oli pool kapsapead ja 400 grammi hakkliha. Kõik sai siis sinna potti. Ja hommikul siin ka täna ühe taldriku täie, et just hoidagi kõhtu, nüüd kell on 2:30 saamas, sööks seda MRE-d, mis iganes seal sees on. Aga mul küll kõht tühi. No ma kunagi olen videos rääkinud, et sinu mootor on efektiivsem, võtab vähem liitreid kütust, läbid sama vahemaa, vähem väiksema energiakuluga. Minul on juba hakkab see andur, või mis andur, tegelikult asi on selles, et meil on õhtusöök ka kaasas. Õhtusöök koosneb lihast ja kui ma praegu MRE-di söö, siis mul jääbki see liha söömata, aga ma tahan seda MRE-d tegelikult uudistada. Seda liha tegelikult. Ma ei tea, kas seal MRE-s on liha. Ma tahan seda mõlemat ja ma arvan, et kui mõlemat tahte, siis on praegu õige aeg. See meie õhtune söömine jääb tõenäoliselt teise videosse ja õhtuprogrammi. Aga siin on tegelikult päris äge siia tulla matka seljakottidega. Praegu muidugi rohi madal ja sääski ei ole. Eelmine aasta me ka tassime minna Urvaste kandis ühte sellist vesisemat kaldaääre projekti tegema. Me katkestasime selle päris kiiresti. Me saime aru, et see oli juunikuu ja see oli nii katastroofiline periood sääskide osas, et me lihtsalt andsime alla, me ei tahtnud, see oli mõttetu. Teemegi väikse vihmapuhkuse, vihmapiknik. Et
minul on kivi. Preili mõtles, et tema peab roika pipu alla. mõlemad on kõvad pipualused. On küll, see tähendabki seda, et me siin kaua ei ole. Ega siis sõdurid ka, ega nad ei saa ju pikka aega süüa, peab kohe edasi liikuma. Aga MRE juurde ei kuulu see. Ühesõnaga, ma võtsin jälle ühe viivajoogi kaasa, Organic Green Tea. Et just siin päevasel ajal vast hea juua. Kindlasti ongi roheline tee on natukene ka selline, mis magada öösel ei lase. Mina olen küll selline, ma tean inimesi, kes joovad õhtul ka kohvi ja siis magavad juba veerand tunni pärast sügavat tund, aga kui mina joon kell 3 päeval teise tassi kohvi, esimese ma joon hommikul, siis welcome to the Netflix kella 2-ni. Nii on. Esimene maitse on nagu mesine maitse. Et jah, siin videokirjelduses on viiva leht jälle, et eks me aeg-ajalt siin ikka mekime ja jagame teiega, et saate ka huvi korral uurida. Nii, päris hea. Jälle sinna hapukam lemoni ja laimiga. Päris hea, kuule, ma arvan, et sulle võib ka see istuda, proovi. Aga asja põhituuma juurde, ma ei ole mitte kunagi seda asja proovinud ühesõnaga ja ei tea üldse, mis siin sees on, ma ei viitsinud otsida ka, guugeldada ega midagi. Ja kuna me sõime hiljuti siin Adventure Foodi, mis oli 5 aastat vana ja kuna oli kuiv toit, siis ei olnud mitte midagi viga, aga ma arvan, et siin on mingisugust märga toitu ka. Mis sul on? Mul on cheese tortellini with marinara sauce. Mul on beef stew. Ossa kurat. Meil on erinevad, jah. Mis siin on? Best Buy 07.15.2022. Ei ole jullu. Parem kuupäev kui karta võis. On. Ei, ma usun, see on okei. Mul on gaasipõleti ka kaasas, kui vaja ja Preili hakkas juba lammutama. Et ega siin... ikka, õige. Alla kohe kõik välja ära. Siin on kommi. Kommi ka sees, jah. Ma võtan siis selle siis kohe ära. Esimene, mis ette juhtub, beef stew. Aga võib-olla on jah, see on see, mis läheb ise kuumaks. Ei tea. Vaatame, ma eeldan, et siin on juhis peal. Okei, jah. Peelable seal. Jah, sealt tõmbad lahti, väga lihtsalt tuleb. Okei. Nii, nii on. Teeme siis korra nii. No ma arvan, et jaa, siin teisi YouTubereid teile võib-olla tutvustanud neid asju. Näete, pähklit ja siis seal see vist mingi energiajook, veega, väike konfek kusika juures, väga hea. See on hea, mulle meenutab seda lapsepõlve, siin olid ka sellised vahvad kommid. Ja siin on mingisugune asi, kräkker, see on see küpsis. See, mis peab terve sajandi vastu. Mis meil siis siin on? 330 kalorit. Mul on 290. No siis ma ikka ma kodus ei vaadanud, mis ma sulle andsin ja mis ma endale andsin. Et nii on. Mis meil siis siin on? Mis sellega tegema peab? Mis sellega ära peab sööma? On ju. Et kuidas soojaks saab, jah? Kurat, ma ei mäleta. Kuuma võttame? Kas see, kas ma ei väljaspoolt ei pea kuumutama? Kas mul oleks vaja mingisugust seda eraldi veel asja tavaliselt? Oli mingisugune kokkuvolditav asi? Kas meil ei olnud seda siin kaasas, jah? Mis murdes läheb soojaks? Vist ei ole, jah? No kui ei ole, siis ei ole. Oota, midagi siin veel on. Kuule, ja. Näed. Tuleb meelde küll, see on see element, flameless ration heater. No muidugi, no kus see kurat sõduripoiss võtab oma selle gaasikiirkuri ja kurat, ohtlik veel ka. Et jaa, sellega hakkame mudima ja siis see pakk läheb siia sisse. Et niimoodi ta käibki. Et teeme ta siis lahti, õigemini loeme
loeme ka. Ega siis siin muidu ei saa ju targaks. Nii, ülevalt rebisime lahti. Paneme siis selle toidu siia sisse. Elemendid oled siia poole. Ja vett peab vähekene panema siia 2 joone vahele. Õpetuse järgi sai nüüd siia vesi siia alumise 2 joone vahele umbes. Hästi vähekene. Ja siis ta lähebki niimoodi voldin kokku ja ta läheb siia karpi veerand tunniks tagasi. Et ega siin midagi muud ei olegi. Juba on tunda, kuidas need elemendid lähevad soojaks, mis veega kokku puutuvad. Vot nii, element läks juba päris tuliseks seal sees. Hakkas juba kõrvetama ja nii kaua, kui põhitoit siis valmib, teeme väikse snäki. Vähkut rosinat. Kas sa jagad mulle ka? Jaa, ma ei jaksa. Ma lahingusse praegu ei lähe. Nii palju pole kaloreid vaja. Jah, sellised võivad olla olemas siis militaarotstarbel, tsiviilotstarbel, kriisiotstarbel. Et siin on kirjas ka 3 valikut, 3 põhifunktsiooni. Matkale saab ka kaasa võtta. Mul on nüüd veerand tundi möödas, et minu oma läks kiiremini, eks mul sai vist paremini vett. Aga see on hea, siin näete lusikas, salkvätikut, hügeeni, chillit on siin, kes soovib veel kütsikamat toitu teha, siis siin on mingisugune kohvi, seda ma hakka praegu tegema. See oli hommikul. Võib-olla peab sinna samma pakki panema, kus soe vesi on praegu, siis saad kohe kohvi ka. Siin on suhkur, kreem, see kohvikoor, pipar ja sool. Vot sellised veel. Komm ka siis oli. Ja kellil veel siis asi natukene soojeneb, see läheb päris kuumaks. Väheks soojendab see nagu veel käsi ja jalgu. Jaa, vot talvel on ta veel eriti äge. Et siin ongi, ma arvan, minu oma on valmis. Tegelikult ülevalt poolt ei ole nii. Ma keeraks ta veel teistpidi siia. Vot see nii. Aga nüüd on täitsa soe. Ja teemegi lahti, ega siin enam midagi oodata ei ole. Ja seest vaatab vastu. Minul on siis mingisugune juustupasta. Mingisugune selline punane. Hästi pastane juustupasta. Grillil on siis kartul või? Kartul ja veis. Jaa, aga siia kõrval on siis hästi kuiv küpsis. Et see hästi kuiv küpsis ma juba siit tüki võtsin vaakumpakendis. Et see vist ongi tegelikult kõige parem siia sisse kasta. Ja paned siia küpsise peale. Või leiba. Aga siit kohe võtangi niimoodi pan peale. Ma arvan. See on nagu see lusitaania tigu. Täpselt sellise kujuga. No näed. On ju, lusitaania tigu. Kuule, inimesed ei tea, mis lusitaaniast läheb. Hispaania tigu. Lusitaania teetigu. Ehk siis Hispaania teetigu. See on nuhtlus, mis igal pool aedades käib. No, üldpilt on muidugi, et see adventure food maitses mulle rohkem. See, mis me viimasel matkal sõime. Hästi pikk video. Kes pole näinud seal kuskilt näete. Aga see, milline vaade muidugi Peedi vaatab seljaga. Kui päike paistab, siis on väga ilus. Ja soe jumala. Käisid veel kalamehed ka spinningut loopimas. Mingi väike kala oli võtnud. Rohkem midagi. Imestasid, et kus meie õnged on. Mis me siin teeme? Niisama tõlkneme. Vot seda imestan mina ka, et kus meie õnged on. Niisama siin kolame ringi. Teeme luuret. Muidugi ega me veel ei tea, mis meist edasi saab. Ikkagi 3 aastat on 3 aastat.
kui tuleb teine video, siis läks hästi, kui ei tule teist videot, siis läheme põõsa all. Kokkuvõttes, kui mina paneksin 10 palli süsteemis punkte, siis sellele Adventure Foodile, mis me sõime, ma paneks 80-st. Sellele ma paneks, ma ei tea, 40-st. 4-50. Et asi ei ole, ta ei ole vanaks teinud, lihtsalt see, ta on lihtsalt nagu puhas tomatipasta. Sinna sisse on ära uputatud need makaronid. Kes on purgist tomatipastat söönud, ostke poest lihtsalt tomatipastat purgiga ja pange 2 makaroni sisse. Pange 2 makaroni sisse ja sööge lusikaga, vaadake, kuidas mekib. Aga ma saan aru, jah, see on kriisitoit, siis jooksed. On vaja kiiresti kalorid kätte saada. Ja. Kui minust rääkida, siis Adventure Foodile ma paneks ka siuke selline 8-9 isegi võib-olla. Mulle väga meeldis sellele, no mina paneks rohkem kui sina, ütleks kuskil selline 5,5. Et noh, suurem asi ta ei ole, aga noh, maitseb paremini kui sinu oma. Ei ole ta nii tomatipastane, see beef stew. Sul oli mage. Võib-olla. Jah, võib-olla paneks see sool, aga noh, ma ei hakka enam panema. Küpsis. Vaatame, kas küpsis tõstab siis keskmist. Võiks olla mingisugune šokolaadi täitisega küpsis. Okei, sidruni maitsene küpsis. No kuule, küpsisega ei saa puusse panna ja õnneks ei ole ka pandud. Nüüd see on päris hea. Palun. Selle krakkeri kõrval on see parem. Ma söön selle ka ikka. Võtaks küll väikse tee ja läks siit edasi. Okei, me sööme siin ära. Siis läheme tagasi. Vaatame, kus see rada on. Kas me näeme veel mõnda kloostri juppi või kloostri varemeid nurkasid. Aga jah, tänased sõbrad olid siis cheese tortellini ja beef stew. Ühesõnaga, kui kellelgi on ikka kuulas siit pealt ja mõtles, et mis kuradi 5 punkti ikka 8 pealt andma, no siis teil kõigil on võimalik, et ega me tänuga võtame vastu paki, kui keegi tahab saata, kellelgi on, ega meil ei ole neid, ainuke oligi üks see, ei tea ka, kust neid saab niimoodi. Ja kui keegi tahab saata, siis saatke, las ta olla kas või 3 aastat vana, no vaatame, siis mõni teine maitse tõstab skoori. Vot nii, vot. Lusika ma jätan alles. Nii, nüüd tulime tagasi üle silla ja siin ongi vist ikka see kloostri müür. Ja kuna eks see kloostri elu oli ikka raske. Mõni munk ikka natukene kukkus kõrvale vahest. Siis ma, kuna täna on teeme ära talgud, siis ma võtan selle mungapudeli ka siit ära. Oi. See pudel oli küll aastast 1200. Need punased sipelgad? No need on nooremad. Need on järeltulijad, ma ei tea, mitme tuhandest põlvkond. Aga jah, väike talgude värk ka täna. Kui õige päev on, siis tuleb ikka koristada. Muidugi, eks me oleme alati, see on sellepärast hea komme, et noh, ikka loobitakse looduses, no mis teha. Aga noh, eks me ise vähemalt koristame, kui näeme, et eks meil alati on olnud üks kotike kaasas. Et siis vähemalt keegi korjab ja tore oleks muidugi, kui keegi ei viska. Aga jah, siin on ikka see põhivärk. Et ei tea, siit on näha muideks väga hästi veel siis seda ehedat müüri. Vaat, näed, kus see on aastas seal 1300 või nii, pluss miinus, siis on see päris hästi ju. Vot, jõudsime algpunkti tagasi. Siin on nüüd meie MRE ja siis üks jagu saaki. Vahepeal on sul seltsilisi juurde. Eks siin käib kalamehi. Aga vot, nüüd ma tõmban sellele loole nüüd kriipsu alla. Mul saab muidu mälukord täis, sest meil läheb ju täna veel seiklus edasi. Nii et see seiklus lõpeb siin. Nii et tänud vaatamast ja kindlasti jälgige, sest kohe meie seikleme täna edasi ja see kõik juba järgmises videos. Ühesõnaga jälle uut moodi katsetused, tegemised, mis nüüd
aset hakkavad leidma, aga esmalt me peame leidma üldse, kuhu me läheme. Me ei tea, kus me täna ööbime. Ei ole õrna aimugi, ei tahaks kohe lõkkeplatsil minna, vaatame. Teie näete seda järgmine osa. Nii et kohtume varsti jälle ja mis ma veel ütled? Tšau, paka! Tšau, paka, okei, paka, tšau, jah.